Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile ja selles videos ma näitan sulle, kuidas ma siis suudan nii produktiivselt tööd teha ja ma räägin sulle ka sellest, et miks ma käin töötamas väga tihti kohvikutes. Täna ongi just see päev, millal ma hommikul ärkasin kell 7, panin ennast valmis ja liikusin siis töötama kohvikusse. Ma töötasin täna circa 5 tundi seal ja põhjus, miks ma tegelikult käin nüüd Ameerikas eriti palju kohvikutes töötamas või restoranides, tegelikult kohvikutes, seisneb selles, et siin on päris suur see kultuur ja ma kolides siia tegelikult alguses esimesed paar kuud käisin coworkingus töötamas, sest ka see kultuur on siin päris arenenud. Aga siis ma sain aru, et okei, tundub, et päris paljud tegelikult kasutavad seda paremat nippi, et nad lähevad lihtsalt kohvikusse, võtavad ühe kohvi ja siis istuvad 5-6 tundi ja teevad tööd seal või õpivad. Ja ma avastasin enda jaoks tegelikult, et on olemas väga palju ägedaid erinevaid kohvikuid. Ma leidsin mõned kohvikud, kus ma saan laadida enda arvutit ja sealt siis tänu sellele ma saan ka pikemalt tööd teha. Üks põhjus, miks ma käin ka tegelikult töötamas kohvikutes või coworkingutes on sellepärast, et ma saan seal palju paremini keskenduda ja mulle tundub, et ma töötan palju produktiivsemalt, kui ümberringi on inimesed, nad ka kõik töötavad, nad ka kõik teevad midagi ja see tekitab minus sellist tunnet, et okei, davai, Katriin, sa pead ka ära tegema, sa suudad ja ma olin täna tõesti produktiivne, väga võimsad 5 tundi olid, ma tegin väga palju asju ära, ma tegin paar kõnet ära ja tegelikult ma tahaks ka selles videos rääkida sulle, et milliseid nippe ja trikke ma kasutan selleks, et siis maksimaalselt produktiivselt töötada. Loomulikult esimene saladus on kirjutada välja kõik asjad, mis sa pead ära tegema. Nii naljakalt ja nii kuidagi lihtsalt see kõlab, aga tegelikult see nii on. Ja enne igat tööpäeva, enne igat sellist produktiivset kohvikus töötamise päeva, ma kirjutan endale välja vähemalt 3, 4 või 5 ülesannet, mida ma pean täna ära tegema. Ja ma kunagi kasutasin selleks paberit, mul on olemas ka iPad, kuhu ma kirjutan, seda võib teha märkmikus, seda võib teha ükskõik tegelikult kus, aga mina viimased aasta aega kasutan sellist rakendust nagu TickTick. Minule täiega meeldib see rakendus, sest et ma kuidagi olen selles leidnud enda jaoks mugavuse, niimoodi, et esiteks seal on inbox, mida ma soovitan täiega inimestel üldse kasutada ja luua. Need on siis need ülesanded, mida on vaja ära teha või need mingid asjad, mida ma peaksin meeles pidama, aga ma veel ei tea, millal ja kuidas neid teha, nii et ma lihtsalt saadan nad inboxi. Ja nüüd inboxist edasi ma hakkangi neid ülesandeid jaotama juba vastavalt erinevatele päevadele, vastavalt erinevatele teemadele, aegadele, kõigele muule on ju. Ja kui täna on see päev, et ma pean minema kohvikusse produktiivselt tööd tegema, siis ma istun maha, võtan selle rakenduse lahti ja tänasele päevale kirjutangi siis 3-4-5 asja tegevust, mis täna peavad ära tehtud olema. Teine asi ja teine viga tegelikult, mida paljud teevad, on see, et ei tohi kirjutada sinna to-do listi või sinna enda tänastesse plaanidesse mingeid projekte, vaid need peavad olema väiksed selged tegevused. Selle asemel, et kirjutada, korrastada telefon, tuleb kirjutada väga täpselt, et korrastada telefonis, rakendused, mida ma ei kasuta, on ju. Või kustutada ära telefonist pildid, mis on vanad, või korrastada screenshotte telefonis. Ehk siis see peab olema väga täpne, selge asi, mida sa pead täna ära tegema. Selle asemel, et kirjutada selline suur asi nagu koristamine või korrastamine või veebileht valmis teha. Et need on nii suured projektid, need on nii suured asjad, et tihtipeale tegelikult, kui me istume neid tegema, me ei tea, kust alustada ja seetõttu me hakkame prokrastineerima. Nii et esimene asi siis kirjutada välja asjad, mis ma pean täna ära tegema. Teine reegel on see, et need asjad on selged või tegevused on selged ja ma tean täpselt, kust alustada, mis nad on. Ja järgmine, 3. selline element või samm, mis aitab mul produktiivne olla, on see, et ma lülitan välja notificationid, erinevad meeldetuletused, mingisugused sõnumid. iPhone'ides on olemas fookuse režiim, ma panen fookuse peale ja lihtsalt siis istun ja keskendun ainult sellele asjale, mis on vaja ära teha. Järgmine nipp ja trikk on see, et mul on alati kõrvaklapid kaasas. Vahet ei ole, kas need on sellised suured, minule meeldib neid kasutada, sest et nad on ka heli summutavad, niimoodi, et ma ei kuule siis mingid veidreid helisid või näiteks kellegi dialoogi minu kõrvalt. Ja teine ka lahe asi on see, et ma leidsin enda jaoks selliseid rakendusi, mulle tundub, et see on Brain FM. Kui ma panen sellised kõrvaklapid, siis mul on tavaliselt 2 sellist lahendust, mis ma nendega teen.
teen. Üks on see, et ma lihtsalt vaikuses siis, nad on mul niimoodi kõrvas ja mul on siin vaikus. Nad lihtsalt summutavad heli, ma ei kuule mitte midagi, lihtsalt olengi oma mõtetega siin, kuulan vaikust. Ja teine variant on see, et ma kuulan midagi motiveerivat, inspireerivat. Üks playlist on mul YouTube'is, mida ma armastan, kui sa kirjutad YouTube'i Focus Music või Productivity mingi playlist või midagi sellist, siis sa leiad väga ägedaid playliste, ma kuulan neid. Ja teine lahendus või selline kolmas variant, mida ma ka kasutan, on brain.fm. Minule meeldib täiega see rakendus, sest et seal on erinevad muusikatüübid, mida ma siis vahepeal kuulan vastavalt sellele, mida ma tahan tunda, töötades või siis magama minnes või millal iganes. Järgmine selline nipp ka, mis aitab mul olla produktiivne, on see, et ma alati tellin endale kohvikus midagi head, mis tõstab mu tuju, mis mulle maitseks, mis nii-öelda tekitaks minus sellist soovi töötada. Ma ei tea isegi, kuidas see täpselt toimib, aga mingil põhjusel, kui ma olen kodus, siis ma ka tahan ennast ümbritseda selliste asjadega, mis tekitaks minus motivatsiooni töötada. Et kõrvaklapid on üks asi, on kindlasti mingi veepudel, võib-olla märkmik ja päevik, et kui minu ümber on sellised asjad, mis tekitavad minus motivatsiooni ja töötamise sellist tunnet, siis mu produktiivsus on ka palju kõrgem ja parem. Ja kohvikus jällegi ka täpselt samamoodi, et ma mingil põhjusel nagu ootan isegi seda kohvikusse töötamise minemist, sest et ma tean, et ma saan tellida enda lemmik cappuccinot või latet või matchat või chai latet, mida iganes ma soovin tollel päeval ja siis ma istun niimoodi maha, mul on see matcha kõrval ja siis ma kirjutan enda neid plaane ja töötades siis joon seda jooki. Järgmine ka selline päris tähtis moment on teha pause. Ja selleks, et mul ei juhtuks sellist asja, et ma näiteks olen väga pikalt tegelenud ühe asjaga ja ma ei ole kuskile jõudnud, ma soovitan kasutada ja mina kasutan Pomodoro tehnikat. See tehnika siis nii-öelda soovitab töötada 25 minutit ja 5 minutit pausi teha. Mina teen näiteks vahepeal 40-minutilisi siis tööjuppe ja puhkan 10 minutit seal vahel ja tegelikult niimoodi 40 minuti tagant ma näen, kui kaugele ma olen selle projektiga jõudnud, kas ma olen kuskil toppama jäänud mingil põhjusel on ju, kas ma peaks näiteks veel rohkem tükkideks tegema selle tegevuse, sest et tegelikult seal on rohkem elementi, kui ma arvasin. Ja ma näen ka, et kuidas ma üldse tunnen praegu ennast, et kas ma tahan selle projektiga tegeleda edasi või mitte. Ja puhkuse ajal või selle pausi ajal siis ma näiteks käin vetsus või jalutan või võib-olla teen midagi muud ja tagasi tulles siis sellesse tööfookusesse, töörežiimi ma juba tean täpselt, et mida ma teen edasi, sest et mul tekkis mingi selgus, et kas ma siis tahan seda nii-öelda asja edasi teha, sain ma lõpetatud, võtan ma midagi uut ette või mis iganes siis mõtted tollel hetkel tekivad. Ja viimane ka päris oluline abiline minu produktiivsuses ja motivatsioonis on linnukeste tegemine. Ma ei unusta mitte kunagi neid linnukesi teha, sest et mingisugune sisemine Katriin tahab neid linnukesi teha ja iga kord, kui mul saab midagi valmis, ma lähen sinna rakendusse, panen selle done, vajutan selle done asja peale, siis seal tuleb selline heli nagu tirin ja siis ma tunnen kergendust ja lihtsust, et okei, minu 5 asjast on näiteks 1 tehtud, 2 tehtud, 3 tehtud ja ma näen niimoodi siis, kuidas need asjad lähevad ära ja ma töötan ka väga tihti just hommikul, näiteks alates 8 ja põhjus ka, miks ma tegelikult väga tihti töötan hommikuti, seisneb just selles, et ma hakkan näiteks 8 töötama, töötan 4-5 tundi, lõpetan ma ei tea kell 1 ja mul on terve päev vaba. Ja kõige lahedam ongi see, et ma nägin, et mul on tehtud need kõik asjad ära, ma panin need linnukesed, tekkis selline tugev, hea sisemine motivatsioon, 9 või 8 ma olen juba lõpetanud ja tegelikult ongi terve päev vaba, ma saan teha mida iganes ma soovin, kas tegeleda enesearenguga, lugeda mingit raamatut, vaadata mingit filmi, koristada või mida iganes ma soovin. Nii et tegelikult minu jaoks on väga oluline teada, millisel ajal ma olen kõige produktiivsem ja minul ongi see hommikune aeg. Ma tean täpselt, et kuskil 8-st 2-ni on minu kõige nagu produktiivsuse tipphetk. Ja täpselt sama asja pead ka sina teadma täpselt, millal on sinul see aeg, millal sa oled kõige paremini keskendunud sellele, et asjad ära teha. Nii et sellised näevad siis minu hetkel tööpäevad välja, niimoodi ma siis töötan, mitte midagi
erilist selles ei ole, lihtsalt tuleb kasutada 5 sekundi reeglit, tõusta ja lugeda 5-ni, tõusta ja minna hakata tegema. Et kahjuks ilma tegevuseta me ei jõua mitte kuskile, nii et tõesti, sa võid käia tuhandetel kursustel, sa võid lugeda 1000 raamatut, sa võid kokku osta raamatuid, jätta nad seisma lihtsalt riiulile, kuniks sa ei hakka tegutsema vähemalt väikeste sammudega iga päev, sa ei jõua mitte kuskile enda elus. Nii et ma soovitan sul proovida Pomodoro tehnikat, minna vajadusel töötama kohvikusse, sest minul seal on produktiivsus alati laes, töötada coworking utes, ükskõik kus raamatukogudes, aga lihtsalt harjutada ennast olema produktiivne, harjutada ennast väikeste sammudega liikuma enda eesmärkide poole ja usu või mitte, aga varsti sa avastad, et enamus mu eesmärk on saavutatud ja mida ma nüüd edasi teen. Soovin sulle palju produktiivset tööd, loodetavasti näeme sinuga järgmistes minu videotes, seniks aga subscribe, pane like ja kohtumiseni!